Eesti Televisioon. Härra peaminister, miks on viimasel räägitud tihti, nagu te oleks pärit mõnelt teiselt planeedilt? No jah, kui tihti nüüd sellest ikka räägitud on. No, kui ma mõtlen näiteks Spielbergi filmile E.T., siis mulle meenub sellest filmist, et inimese ja tulnuka vahel võib olla väga südamlik suhe. Ja seetõttu, kui ma nüüd mõtlen oma suhtele oma abikaasa ja lastega, et siis ma näen seda sama südamlikkust selles suhtes ja see suhe ei kirjelda siis või ei väida väga kindlalt seda, et minu näol ei või olla tegemist tulnukaga. Mis asi on performance? Ma ei kuulnud. Mis asi on performance? No, ma usun, et täna me kõigepealt elame üle kõik rõõmsat ja seda, mis ajalugu on meile jätnud tänaseks ja selle nimel ma soovin kõikidele palju õnne ja tahet jätkuvalt edaspidiseks. Härra Ligi, vabandust, meil jäi enne jutuajamine pooleli teiega, et mis see palju on. Aga teie sõbranna Katja Ljubobratjets on minu sõbranna Orkutis. Mis siis? Minu sõbranna Katja? Kas te väidate, et Katja Ljubobratjets ei ole teie sõbranna? Ta on minu, kuidas öelda, erakonnakaaslane, aga kõik head teile. Aga mis see palju on, mis te olete härra Jürgen Ligi teinud tööpuuduse vähendamiseks? No kardan, et teie tööpuudust saate te ainult ise vähendada, et olete kõik teinud ju selleks, et seda... Me räägime mitte meie, vaid Eesti rahva tööpuudusest, Jürgen Ligi. Vastama kõigile asjakohastele küsimustele, aitäh. Küsimused kõigepealt Valdo Randpere. Mul on mitu küsimust, kas tohib need korraga öelda või? No ikka ükshaaval. No mul on nii palju, et ma ei saa ükshaaval anda. Mul esimene küsimus on pensioni lisa. Eelmise aasta tulenik, me ei tea, palju see maksis, ma näen seda eelarvet, palju ta siin on ja mul tunne, et see on jälle alarahastatud algusest peale, siin on natukene üle 6 miljoni euro pandud, mis on alla 100 miljoni Eesti krooni ja eelmine aasta tegelikult vist pidanud maksma 108. Teine küsimus. Eelarves on linnahalli hoolduskulud 434 000 euri. Me kinkisime linnahalli eelmine aasta ära põhimõtteliselt. Kusjuures me vandusime ennast vabaks igast vastutusest, igast kuludest, kõigest. Miks meil on mingid kulud veel seoses sellega? Ja kolmandaks, mina ei suuda kusagilt välja lugeda sellist vahet, nagu, et me oleme ehitanud hulga munitsipaalkortereid siin aastate jooksul. Me ehitasime nad tunduvalt kallimalt, kui me neid välja üürime. Mina tahaks teada, kui suur see vahe on siin. Räägivad linnavalitsuse töötajad kuulujutu tasemel, et umbes 10 miljonit eurot maksab see maksumaksjal iga aasta. Aga ma seda summat siit ei suuda välja lugeda. Äkki linnapea suudab öelda? Nii, vastused. Aitäh. Härra volikogu esimees, mul on rida täpsustusi. Esimene moment kokku esitati 4 küsimust. Nüüd 4. Esimene küsimus oli see, et kas tohib korraga esitada kõik küsimused. Õppige lugema ja arvutama 4 piires. Nii, rohkemat ei ole teil vaja. Nii. Niisiis, kui oli 4 küsimust, samal ajal minu teada nähakse ette 2 küsimust esinejale. 4, millised 2 ma peaksin valima? Ei, vabandage, ma küsisin volikogu esimehe käest, mina ei ole teiega 2 kõnes praegu. Noh, võtke järjest. Võtame järjest. Esimene, kas tohib korraga esitada? Ei tohi. Teiseks küsimus, kas pensionide suhtes oli alarahastus? Ei olnud alarahastus. Aitäh. Valdo Randpere. No ma teen suve katse nüüd 2 küsimusega, kuigi ma tean, et ma ise... Ühe kaupa. Ei, 2 tükki lubati nüüd. Ühe kaupa. 2 küsimust on ette nähtud ühe päevakorrapunkti arutamise juures. Ma esitan siis 1 küsimuse. No, aga tal on juba 2 küsimust esitatud. Lugupeetud linnapea, mina just lugesin lehest, et linnavolinikud on teie tööandjad ja ülemused, nii et olge nüüd viisakas oma ülemusega. Kuigi te mida autoga sõitma ei vii, aga vastake mu küsimusele. Et linnahalli hooldamiseks on ette nähtud eelarves 479 000 eurot. Kuigi me eelmine aasta kinkisime linnahalli põhimõtteliselt ära, me tegime mingi ühisfirma, aga meil ei pidanud mingeid kulusid olema.
vastaspool pidi saama tasuta maakasutusõiguse ja selle eest katma kõik kulud ja investeeringud. Millest tekib selline 479? Mille peale see läheb siis? Kas ma õieti saan aru, et härra Randpere esimene küsimus oli, kas ma viiksin teda autoga sõitma? Vastan teile, et ma valin, keda ma viin autoga sõitma.